Alustame rohevälguga ja anname laiali valguvate teemade pihta paar sähvakat. Eesti riigil on väga ambitsioonikas plaan minna üle taastuvenergiale ja täna arutame teemal, kust saame elektrit siis, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. Stuudios on meil Kristi Klaas, Riigikantselei rohepoliitika koordinaator. Siis on meil Maarjo Vee, Energiasalvest, elektromehaanika projektijuht ning Lauri Ulm, Enefit Green, tuuleenergia arenduste valdkonna juht. Tere! Ja kui seni oli Eestis eesmärk, see on siis 2030. aastaks toota 40% Eesti elektrienergia lõpptarbimisest taastuvenergiast, siis hiljuti otsustas riik seda numbrit tõsta 100% peale. See on siis juba aastal 2030 peab olema meil 100% taastuvenergia. Maarjo, kas päikese ja tuuleenergiast piisab selleks? Tere! Ma ütleks niimoodi, et täna me oleme kuskil 30% peal ja 100% on minna 7 aastat, see tähendab keskmiselt 10% aastas. Plaan on ambitsioonikas, aga kui mina peaksin nüüd valima sellest Eesti valikute kataloogist, et mis selle energia toodaks, siis ma valiksin ilmselgelt tuule, sellepärast, et tuule profiil enam-vähem tarbimisega klapib. See tähendab seda, et talvel on mõlemat rohkem, nii tuult kui tarbimist ja suvel on mõlemat vähem. Ja lisaks on eksperdid arvanud, et on piisavalt tuuliseid kohti, et seda eesmärki ilusti täita. Aga kui me selle eesmärgi täidame, siis ma väidan, et me oleme teinud ainult pool rehkendust, sellepärast, et kui me nüüd kujutame ennast ette sellesse aastasse 2030 ja suumime selle tundideks lahti, siis hea õnne korral võib-olla leiame mõne tunni, kus tuul täpselt sama palju puhus, kui me tarbisime. Aga enamus ajast, lausa poolel ajast oleks seda umbes üle ja poolel ajast puudu. Nii et see eesmärk võib-olla vajaks natukene täpsustamist selles osas, et mis on meie tolerants või kui palju me oleme valmis siis aktsepteerima seda sõltuvust kellestki teisest. Ja kui me selle suudame ära defineerida, siis me anname indikatsiooni nendele tehnilistele lahendustele, mis siis selle probleemiga suudaksid tegeleda. Näiteks salvestusprojekt, mida meie praegu Paldiskis ajame, suudaks arvestatav osa siis ületoodetud elektrist viia nendele momentidele, kus meil on seda puudu. Nii et vastus on jah ja ei, see eesmärk on võimalik täita, aga see probleem ei lahene selle eesmärgi täitmisega siis täielikult. Me peame vaatama ka seda teist aspekti. Et võib-olla tooks võrdlus, et kui lähed lennujaama, tead, et sul on seal passi vaja, siis tegelikult tuleks see pass sinna kaasa võtta. Tuult just kiideti. Tuul on täpselt sinu teema. Ma saan aru, et sul ei muud üle kui alla kirjutada kõigele, mis ta rääkis. Ja täiesti nõustun, et tuul on väga õige valik, et tuul tõesti puhub siis, kui me kõige rohkem tarbime, et just talvekuudel. Aga sinu vastus siis sellele küsimusele on see, et tegelikult on see tehtav, jah? On tehtav, selles mõttes, et praegu Enefit Greenil on palju arendusi. Siin tahame juba järgmine kuu teha investeerimisotsuse näiteks Tootsi-Sopi tuulepargi alal, kus toodang on peaaegu 10% Eesti elektritarbimisest. Sama palju, kui me kõikidest tuulikutest praegu kokku toodame. Ja neid arendusprojekte on ju väga palju, samuti on plaan minna merele. Ehk siis ma ei näe tegelikult probleemi, et nende eesmärgid ei oleks teetavad. Muidugi peame tahtma neid eesmärke täita. Kas tuule ja päiksenergiast piisab, Kristi? Me oleme seda küsimust vaadanud erinevate nurkadelt. Üks nurk on see, et kas me suudame üldse aastaks 2030 nii palju taastuvenergiat toota, et meie aastane tarbimismaht saaks 100% kaetud. Et see on võib-olla see küsimuse üks pool. Ja see teine pool on see, et kas tehnoloogiliselt päike ja tuul on ainus lahendus või peaks olema midagi juures. Kui seda esimest poolt vaadata, et kas me suudame 8 aastaga nüüd tõepoolest niivõrd palju taastuv energiat tootma hakata, siis me tegime Riigikantseleis hiljuti koostöös ministeeriumitega ühe auditi. Ja see audit oli fokusseeritud just selle poole pealt, et kuidas me saaksime kogu taastuvenergia arendamist kiirendada. Ja seal me analüüsisime erinevaid protsesse, alates planeerimisest, keskkonnamõjude hindamisest, kuni siis lubade taotlemiseni välja. Ja mida meil ikkagi koostöös arendajatega pilt väga selgelt välja joonistus on see, et see eesmärk on täiesti realistlik, aga ta vajab siis selle juures väga otsustavaid riigipoolseid samme selleks, et kogu taastuvenergia arendamist kiirendada. Mis need siis on? Kui me praegu vaatame, kui kaua läheb aega selleks, et näiteks üks tuulepark püsti saaks, siis see on ligikaudu 10 aastat, isegi osadel juhtub 10+ aastat. 2033.
Ja kui me mõtleme, eks ole, kui palju muutub tehnoloogia selle aja jooksul või kui palju on investorid üldse huvitatud selliste projektide rahastamisest, kus sa tead, et sellel hetkel, kus otsuse pead tegema, siis see realiseerub alles 10 aasta pärast, siis on nagu keeruline. See ambitsioon, mis meil on ikkagi see, et mitte ainult 2030 oleks need pargid püsti, vaid nad peaksid olema juba mõned aastad varem, et me ei sihi seda lõpptärminit. Ja praegu me oleme leidnud väga mitmeid menetlustel lihtsustamise, lühendamise kohti, selleks, et see eesmärk on selles vaates praegu vaadates küll täiesti realistlik. Ja kui siin eelpool kõnelejad ka viitasid, et mis see siis on, eks ole, et mis see taastuvenergia siis on, siis tuul tõepoolest on see, mis saab toota ööpäev läbi ja selles suhtes on kõige tõhusam ja seal me oleme, kui me seda auditit läbi viisime, siis me vaatasime, et kriitilisest mahust rääkides, et meil oleks vaja võrku juurde ligikaudu 7 teravatt-tundi taastuvenergiat. Mis see siis tähendab parkide mõttes? See tähendab kuskil 1 gigavatt võimsust, tuuleenergia võimsust merel ja 1 gigavatt tuuleenergia võimsust maal. Ja pluss siis see päikeseenergia buum, mis meil kestab ja pluss salvestus. Et siis see 100% mahtu võiks olla realistlik. Et ütleme, Eesti tarbimine, kuskil aastane tarbimine, me arvestame aastal 2030 on kuskil 9,5. Aga aidake see vajadus nüüd tõlkida ikkagi parkidesse, keskmise suurusega parkidesse. Palju neid vaja juurde on? 10 Tootsi Sopi suurusparki on tegelikult, et kokku siis 7 teravatt-tundi, et 700 gigavatt-tundi võiks umbes tulla sealt, ehk siis umbes 10. Et merelt, ühest meretuulepargist saab umbes 4000 gigavatt-tundi, ehk see on siis pool sellest juba. Et ei ole tegelikult palju, et vaja on siis ühte meretuuleparki tõesti ja 3-4 suuremat maismaatuuleparki või siis 5-6 juba väiksemat. Ja siis on tegelikult see 100% täidetud? Ja siis tuleb see 100% ütleme, laias laastus täis, eks ju, et meil kokku me arvestame ka sellega, et elektri tarbimine aastaks 2030 tõuseb, sest kui me vaatame neid trende, mis praegu turul toimuvad, eks ju, mastaapne elektrifitseerimine näiteks tööstuses, transpordis, et selle energiavajaduse katteks on samamoodi vaja seda elektri mahtu, eks ole, suurendada, aga kuskil 9,5 teravatt-tundi võiks olla aastal 2030 see elektri tarbimise maht. Kas sinu peas on arvutused umbes samad? Ja, täna kuskil me toodame 10% tuulest enda tarbimise osast. See tähendaks siis, kui me tahaksime toota valdava osa, siis nii palju, kui me täna tuulikuid näeme, siis korruta 9, kas nii palju näed neid siis tulevikus. Ja hästi oluline see, et see, mis me toodame aastas, see on aastane bilanss. Kui me zoomime tundideks lahti, siis tegelikult poolel ajast on meil vaja seda katta mingisuguse lisavõimalusega, milleks kõige efektiivsem osa on salvesti. Et ilma nendeta me tegelikult jääme ikkagi suures osas sõltuvaks ja mingis osas meil on jälle üle energiat. Kas salvesti on teema, millega riik tegeleb ka? Salvestus absoluutselt on see kogu komplekti üks osa ja pluss siis võrkude võimsus ka, eks ole, kui me seda ka siin mingil hetkel puudutame, et salvestuse puhul on meil hiljuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellinud ka analüüsid, kui palju seda salvestusvõimsust siis oleks vaja. Ma saan aru, see maht on kuskil 2 gigavatti salvestusvõimsust kokku, mis siis tähendab nii sellist pikaajalist salvestust kui ka lühiajalist salvestust näiteks tarbijate enda juures. Et ma usun, et sa oskad isegi seda vaadet võib-olla paremini siin anda. Ja, et salvestiste puhul on 2 olulist parameetrit. Üks parameeter on see, kui palju ta ühe hetkega korraga suudab sisse võtta ja teine parameeter, mis isegi tegelikult on olulisem, on see, kui palju ta suudab korraga sees hoida, ehk siis ka mitu tundi ta järjest siis suudab välja anda. Ja mina räägiksin siin gigavatt-tundides, ehk siis sellest, kui palju seal salvestil sees peab olema. Ja ilmselge on see, et kogu probleemi
optimistlikult ei ole võimalik ainult salvestite abil lahendada, aga salvestid võtaksid sellest probleemist arvestatava osa ja ülejäänud osa, mis siis sealt puudu jääb, oleks vaja meil veel mingit kiiresti käivitatavat jaama. Ja see osa, mis siis sealt puudu jääb, võiks teoreetiliselt olla võimalik katta ka roheliste allikatega, näiteks biogaasist tehtavad, biogaasil baseeruvate gaasijaamade abil, nii et me saaksime ka 100% rohelise energia igal ajahetkel. Kristi Klaas ütles, et nüüd läheb nende parkide ehitamine palju lihtsamaks varsti. Kas on miskit veel, mis on olnud takistuseks teile või ongi olnud see menetlusprotsess? Need takistusi tegelikult on mitmeid olnud, et on olnud kõrguse piirangud varasemalt. Planeeringud võtavad aega veel, võtavad praegugi veel kaua aega, loodetavasti lahenevad. Kohalik kasu tegelikult riik siin suvel võttis vastu seadus, et näidata kohalikele, et kui tuulepark tuleb nende kogukonda lähedale, siis tegelikult nad saavad sellest otsest kasu. Et neid samme on juba tehtud ja palju samme tegelikult on vaja veel teha, et ikkagi jõuda selle eesmärgini. Jõuame? Jõuame. See mõttes, et Eestis on väga palju arendajaid praegu põhimõtteliselt buumib kogu taastuv energia, et erasektor suudab, ma arvan, kordades rohkem tegelikult tuua neid võimsusi turule, kui riik ei tekita ka takistusi veel juurde, et pigem vaid täidab need plaanid ära, mis ta on lubanud. Aga Lauri, põhiküsimus on hind. Mis see hind siis olema saab, kui meil on kõik taastuv energia? Minu loogika, talupoja ütleb seda, et hind on 0, sest see on taastuv energia ja see tuleb lihtsalt õhust. See loogika on tegelikult väga õige, et Enefit Green tegelikult teeb meelsuuringut ja ma just täna hommikul sain tulemused nüüd viimasest meelsuuringust, et esimene kord tegime maikuus, nüüd tegime novembrikuus, et lihtsalt hinnata, kuidas inimesed tajuvad ja toetavad tuuleparke, meretuuleparke, maismaatuuleparke. See on kasvanud, et toetus on kasvanud, inimesed pigem tajuvad. Aga üks lisaküsimus, me küsisime on see, et kas inimesed teavad, et elektrin läheb odavamaks, kui taastuvenergia tuleb juurde. Ja vastus oli see, et ainult 16% inimesed tegelikult saab aru, et taastuvenergia mõjutab elektri hinda. Ehk siin on väga palju ka meie tööd teha, et see sama sõnum, et sina saad ilusti aru, et jah, elektri hind tegelikult on 0 nendel tundidel, kui meil on ületootmine. Ja nagu Maarja ütles, siis 1000 megavatti ühte, 1000 megavatti teist, meil tegelikult juba 50% ajast tekib olukord, kus me toodame rohkem, kui Eesti ise vajaks. Võtame kaablid juurde, teised tarbijad juurde, siis tõenäoliselt elektri hind veel 0 ei ole. Aga kui tuul puhub, päike paistab, siis meie tahame selle ära müüa. Me oleme nõus pakkuma turule seda kas või 0 hinnaga, põhiline, et see ära ostetakse. Siis me ei saa lükata seda edasi, et selleks ongi meil salvestust vaja. Ja ainult 35% inimest tegelikult teadis, et taastuvenergia on kõige odavam viis, kuidas praegu elektrienergiat toota. Et see on ka nüüd meile tegelikult teadmine kommunikatsiooni mõttes, mida me inimestele peame ütlema, et kui tuul puhub, päike paistab, meil on suvekuu ja tarbimist on vähe, siis tõenäoliselt meie elektri hind on lähedane 0. Aga kas sa julged öelda mõne numbri lisaks 0-le veel välja, et kui praegu meil on olnud, kõik oleme olnud selle börsiga kimpus, nüüd on, eks ole, meil ära fikseeritud ka ikkagi üsna kõrge hind, ma ütleksin, aga ikkagi on midagi vähemalt fikseeritud, siis kui palju selle 100%-lise taastuvenergia puhul see nüüd odavam oleks keskmiselt? Ja ma tegelikult 2-3 aastat tagasi seoses oma doktoriõpingutega tegin ise teadusartikli, kus ma siis analüüsingi erinevaid mudeleid ja leidsin, et 1% tuuleenergiat Eesti süsteemis annaks 0,3 euri võitu siis keskmisele hinnale. Ehk 100% võiks olla keskmist hinda vähendada 30 eurot. Aga see oli enne meil Covidit, enne meil siin sõda Ukrainas, ehk praegu on olukord täiesti muutunud, neid sisendeid muutunud on väga palju. Et alles hiljuti 10 päevad tagasi Riigi Kinnisvara tegi ise rohehanke, tahtis teha pikaajalise elektrimüügilepinguid 25-35 aastat ja ütles, et tuuleenergia maksimaalselt saab pakkuda 40 eurot megavatt-tund. Pakkujaid ei tulnud, sest turuosalised usuvad, et hind on kõrgem kui 40 eurot. Aga ma ise usun, et ta ei ole nüüd oluliselt kõrgem, võib-olla 2 korda kõrgem veel sellel perioodil, aga mida aastad edasi tegelikult hakkab ta minema alla. Et 2030 aastal ma ise usun ikkagi, et me oleme tagasi normaalsuses, kus meie elektri hind, ütlen nüüd mu isiklik arvamus, mul ei ole analüütikat, on seal 50 ja 100 euro vahel, et mitte üle selle. Tänases vääringus või siis? Tänases, tuleviku vääringus, et arvestades ka inflatsiooni, et ma usun, et inflatsioon ka meil ikkagi peatub siin. See hüperinflatsioon peab siit lõppema. Jaa, kas see rõõmustab sind ja Riigikantselei teisi sinu kaasamõtlejaid, et kas see on see tulemus, mis te tahate? Absoluutselt, siis me tegelikult ju oleme energiakriisi keskel
ja meil on vaja leida pikaajalised lahendused, kuidas elektri hind soodsamaks muutuda saab. Ja mul on selles mõttes väga hea näha, et meil on arendajate poolt meeletu huvi taastuvenergia arendamiseks ja vaadatakse riigi poole ka, et palun aidake lihtsalt need menetlused ja kõik asjad kiiremaks ja lihtsamaks teha selleks, et kogu seda protsessi lihtsustada. Loomulikult teeb see head meelt, et ma usun, et kõik, kui me siin aastal 2028 äkki juba saame vaadata sellisele olukorrale otsa, kus suurem osa sellest 100% eesmärgist ongi täidetud, siis ma arvan, et see on see eesmärk, mille nimel me kõik siin töötame. Kas selle kohta, mis olid praegu Enefit Greeni poolsed arvutused ja tundmused mõlemad, on sul midagi lisada salvestamise koha pealt? Jaa, et kui me vaatame, kuidas täna turul hind tekib, siis hinnad kujundab see, kes on kõige kallim pakkuja ja kõik ülejäänud saavad siis sellel hetkel seda sama hinda. Ja kui tõesti tuult on rohkem, nendel hetkedel siis keegi teine turule ei pääse ja tuulel on ilmselgelt huvi turule pääseda ja sellepärast ta pakub madalat hinda ja nendel tundidel läheks hind madalaks. Aga nüüd on probleem selles, et enamus energiast tuulest toodetaksegi tegelikult kokku summaarselt nendel hetkedel, kus seda on üle valdav osa ja tuulemehed tahavad ikkagi oma investeeringuid tasa teenida, ega nad seda ju lihtsalt hea pärast ei teeks, see on ikkagi ka äri ja sellepärast siis küsitakse riigilt täna nii-öelda turukindlust või tulukindlust, me võime seda nimetada flooriks ja need on need oksjonid, mida siis meie süsteemi operaator välja kuulutab ja täna on seal öeldud, et kui me kuskil 20 ja 30 euro vahele küsitakse siis selles, et isegi kui läheb hind nulliks, nemad saavad börsilt nulli, aga kui nad toodavad energiat, siis nad saavad selle nii-öelda läbi Eesti tarbija elektriarve teist kaudu nii-öelda selle roheenergia tasu kaudu tagasi. Nüüd selleks, et tarbija peaks seda hinda 2 korda maksma läbi siis rohearve, oleks meil mõistlik see ülejääv energia ikkagi salvestada ja viia nendele tundidele, kus on puudu, sest vastasel korral me peame nendel puuduolevatel tundidel käivitama mingisuguse fossiilse või mingisuguse kallima jaama, mis jällegi aina tuuleenergia kasvades saab aina vähem töötunde, mis tähendab seda, et tema tulu väheneb ja see tõstab seda hinda siis nendel tundidel. Aga üldiselt ma Lauri arvutustega enam-vähem olen päri, et kuhugi 50 ja 100 vahele võiks see hind siis selle eesmärgi täitumisel maanduda, juhul kui meil on juures ka salvestus. Kui ei ole, siis ma ei oska seda prognoosida, sest see sõltub lõpuks sellest, et kes on see kõige kallim jaam, keda siis käivitatakse ja neid jaama jääb aina vähemaks regioonis. Eesti, Läti, Leedu, Soome, kõik on täna netoimport ja tähendab seda, et neil on võimsusi vähem, kui neil endal tarbimist on, seda me peaksime kuskilt tulema ja see tendents, et neid juhitavust siis see on aina langemas, see osakaal siis nii-öelda taastuva energia osakaal ja juhitamatu taastuva osakaal on aina suurenemas, mis tähendab seda, et see probleem, see volatiilsus kindlasti tekib hindades siis selliselt suurem, et vahepeal on hästi madal ja siis järgmine hetk on jälle hästi kõrge see hind. Olete arvestanud seda ohtu? No absoluutselt selles mõttes, et kui see kogu nii-öelda see pilt, et kuidas kogu energeetika aastal 2030-35 välja näeb, seda praegu arutatakse, analüüsitakse energiamajanduse arengukava uuendamise raames. Et kui vana nii-öelda või nii-öelda jõus olev energiamajanduse arengukava heaks kiideti, et siis ei olnud meil niivõrd suurt ja ambitsioonikat taastuvenergia arendamise eesmärki. Nüüd on meil see eesmärk alates augustikuust olemas ja sellest tulenevalt tuleb see nii-öelda kogu energeetikapilt kokku panna. Aga jaa, et ma võib-olla selle salvestuse koha pealt veel, ma just mõtlen ka, et huvitav oleks ka võib-olla see diskussioon, et kui palju inimesed ise seda salvestamise peale mõtlema peaksid, et tihti peale inimesed võib-olla mõtlevad näiteks taastuvenergia kontekstis, et paneme paneelid katusele, aga et kui nüüd mõelda selle nii-öelda selle pikaajalise salvestuse peale, selle lühiajalise peale, et mis nii-öelda salvestuse poole pealt võib-olla need takistused on, et inimesed seda ise tegema hakkaksid?
ma siis võtan vabadused vastata, et kodusalvestuse saab olla põhimõtteliselt akud ainult, mis baseeruvad jällegi omakorda mingitel ressurssidel, mis on piiratud, et kodus seda salvestada, see on niisugune, ma ütleks, nunnu tegevus, aga et seda süsteemi tasemel, et see päriselt olukorda päästaks, on vaja ikkagi, nagu ma rääkisin, seda gigavatt-tundides, seda suuremat salvestusmahtu ja mida tegelikult, ütleme, kui me vaatame laias maailmas ringi, siis 90-95% kogu siis süsteemi tasemel elektrisalvestused toimub nende vesisalvestitega. Ehk siis, kus on suur salvestusmaht ja suhteliselt suur võimsus, sest see lihtsalt suures ühes koos tehas hulgi on nii-öelda odavam. Ja see on see põhjus, miks mingisugusel määral saab tarbija katta, aga kui nüüd võtta, proovida enda kodus igaüks siis endale vajalik energia salvestada, siis põhimõtteliselt üks koorus on akusid täis. Kas su küsimuse mõte on selles, et peaks olema hajusam lihtsalt see salvestamistegevus? Mis see mõte on see, et eks ju võib-olla sellest ühest suurest salvestusest ei jätku, eks ju, et ma kujutan, et ta on regionaalne, eks ju, et kui paljudel mõjutab üle Eesti, siis kui näiteks ühes piirkonnas on salvestus võimsus suurel määral tagatud. Tegelikult see mõjutab isegi mitte ainult Eestis, vaid kogu hinnapiirkonnas, see on siis Soomes, Lätti ja Leetu, et me oleme tellinud siis ühe analüüsi, kus siis me proovisime enam-vähem aru saada, et mis oleks selle salvesti mõju olnud siis regiooni hinnale. Ja aastas oli see, kui ma nüüd mälu ei peta, 50 ja 60 miljoni vahel, mida oleksid siis inimesed või elektritarbijad siis võitnud sellest, et see salvesti oleks lihtsalt turul. Lihtsalt sellepärast, et ta oleks odavamatel tundidel salvestanud ja tulnud enne siis seda järgmist kallimat jaama turule. Räägime hästi praktiliselt nüüd sellest, et 2030, see on põhimõtteliselt kohe. Ja ma saan aru, et menetlusajad lähevad lühemaks ja kõrguse piirangud vaadatakse võib-olla üle ja et probleemid nüüd lahenevad, kuna on kiire. Aga seal peab olema ju ka midagi, mis sa ise näed, et on kõige suurem probleem või kõige raskem asi. Mis see on, mis tuleb sul endal ületada või liikuma saada? Tegelikult see menetlusaegade lühendamine ongi kõige raskem. Kõige komplekssem, sellepärast, et ta mõjutab niivõrd palju erinevaid protsesse ja erinevaid osapooli. Aga kui selle saab korda? Ja võib-olla kui selle saab, praegu see siht on see, et selleks, et neid menetlusaegasid lühendada, selleks on vaja muuta õigusakte. Ja mida me praegu teeme, on see, et see puudutab kuskil 10 õigusakti kokku, kus on siis muudatused vaja sisse viia ja ütleme, et esimesed väga kiired muudatused, mis siis aitavad juba neid arendusi, mis on juba kuskil menetlusetapis, need juba saab ilmselt heaks kiita selle Riigikogu koosseisuga enne valimisi. Et see puudutab näiteks selliseid muudatusi, et kui paindlikult või kui tihedalt saab tuulikuid paigutada. Ta puudutab seda, kui või milliseid nõudeid esitatakse keskkonnamõju hindamise ekspertidele. Praegu on näiteks mureks see, et keskkonnamõju hindamise eksperte ei ole piisavalt saada, mis ka siis omakorda pikendab kõiki menetlusprotsessid, kui eksperte lihtsalt ei ole. Ja ütleme, et erinevad muudatused planeeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringutega seoses on siis samamoodi need, mis me saame väga kiirelt ära teha. Nüüd teine pool nendest õigusaktide muudatustest on sellised, mis on komplekssed, mõjutavad läbivalt väga palju erinevaid valdkondi ja seal me oleme võtnud sihiks, et veebruariks järgmisel aastal on õigusaktide muudatused välja töötatud. Ja ka menetlemine või heaks kiitmine, arutelu jääb siis järgmise Riigikogu koosseisule, mis siis peale valimisi uuesti kokku tuleb. Nii et need muudatused loodetavasti on suveks kõik või suvel kõik siis vastu võetud ja paralleelselt, mida me ka teeme, on siis sellised lihtsustused, mis ei vaja õigusaktide muudatusi, aga mis oluliselt aitavad kaasa, et näiteks ehitusregistri arendamine, et me saaksime erinevaid menetlusi ühes keskkonnas teha, et ei peaks olema erinevad keskkonnad ja edasi igasugused juhendmaterjalid, koolitused erinevatele osapooltele, et see kõik aitab kaasa.
et ma ütlekski, et tegelikult see menetlusaegade lühendamine on üks võti siin juures, et samal ajal meil ju paralleelselt need muudatused, mis praegu juba Riigikogu menetluses on, näiteks mis puudutab fantoomliitumisi, mis sisuliselt fantoomliitumine tähendab seda, et keegi, kes on reserveerinud omale võrgu võimsuse, et sellega liituda, aga tegelikult seda aastate kaupa ei tee, aga samal ajal hoiab, eks ole, siis võrku kinni teistele liitujatele. Riigikogus on menetluses praegu seaduseelnõu, mis siis aitab neid fantoomliitumisi võrgust eemaldada. Samamoodi siis see tuulikutasu, mis meil siin käis läbi, et ütleme kohalike omavalitsuste ja siis kohalike elanike vastuvõtlikkus taastuvenergia arendamisel on ju ka üks selliseid kriitilisi elemente, mis meil on läbi aastate kogu aeg läbi jooksnud. Et kuidas seda vastuvõtlikkust siis suurendada, et siin käis enne läbi ka need avaliku arvamuse uuringud, et mul on endal seesama tunne, et me võib-olla inimesed ei tajugi lõpuni välja, et miks need tuulikud või taastuvenergia meile hea on, eks ju, et mida ta lõppkokkuvõttes meile kaasa toob. Kogu see kommunikatsioon ja selgitustöö arendajate poolt, riigi poolt peab ka kompleksselt väga hästi toimima selleks, et sellest üle saada. Kas te näete, et peaks olema mingisugused sammud veel, mis tuleks astuda või see kõik kõlab loogilise paketina praegu? Ja see kõik, mis kirjeldati, sellele kirjutan alla, need on vajalikud meetmed, aga ma ajan ikkagi seda sama juttu, et me peame mõtlema ka selle peale, et mis me teeme siis sellel ülejäänud ajal ja kui taastuvenergia sai nüüd tuuletiibelsse läbi selle tegelikult läbi selle eesmärgi sõnastuse sai alata dialoog. Me tahame 100% saavutada, meil on vaja riiki, meil on vaja ettevõtjaid, meil on vaja seadust muuta, siis samamoodi me peaksime andma signaali ka nendele elementidele, et te olete teretulnud, et me tahame võtta nii palju oma ajalisest mahust katta, ka siis iseseisvalt oleme võimelised katma ja selleks oleks vaja sellele anda samamoodi hoogu sisse ja anda investeeringute julgus, alustada dialoogi, kuidas seda saavutada ja nii edasi. Et mina vaataks nagu seda nurka ka. Ja need mõtted kõik on õiged, et väike hirm on, et siin toimub nüüd ülereguleerimine, et me liiga palju piiranguid ei sea, et näiteks ka fantoomliitumistega, et seal on hästi palju detaile, et mida me ise toetan on see, et meie tuleviku liitumised tegelikult ongi tuul, päike ja salves, see on kõik ühes liitumispunkti taga, kuid juba praegu ma näen, et seal osad muudatused, mida on arutatud, et praegu seadustel ei ole, näiteks piiravad seda, et sa võid kaotada aastaid, et ikkagi sellist elektrisüsteemi, sellist tootmisseadet ehitada. Et alati mõtted on head, aga tähtis on see, et me nendes detailides koostöös siis riigi arendajatega leiame selle lahenduse, mis tegelikult ka töötab. Ja ma arvan, tuleviku probleem tegelikult, nagu Maarja ütles, on see, et meil tekivad tunnid ka arendaja vaates, kus meil on hästi odav elektri hind, et kuidas tagada see investeerimiskindlus, et siin ka riik mõtleb juba praegu, et tegelikult on ju välja lubanud vähem pakkumised siin järgmine aasta ja ka tulevastel aastatel, et tegelikult on ilmselt väga pikemalt plaan, et kuidas me 2030 aastasse jõuame ja need mahud tõenäoliselt võiksid olla veelgi suuremad, et oleks investeerimiskindlus. Kristi, eesmärk on olemas, kas plaan on ka olemas? Plaan järk-järgud läheb aina varemaks, ma ütleks, et tegelikult need väljakutsed, mis meil ongi seoses sõjaga või seoses kriisidega on tulnud, on näidanud ka väga selgelt, et sul võib olla ideaalne plaan välja mõeldud, aga siis päris elu tuleb vahele ja viskab su teele erinevaid takistusi ja väljakutseid. Ja võib-olla selles juures nagu alati rõhutan seda, et sul peab olema plaan, aga see peab olema agiilne, et sa pead suutma seda timmida siis selles suunas, kui sa näed, et olud muutuvad ja sul on vaja midagi ümber arvestada. Aga plaan on, sest eelmises rohevälgus jäi kõlama just kui riigil ei ole olnud seni plaani. Plaan ikkagi on, kuidas sinna jõuda? No mina ütleme, et energeetika poliitika kujundamise eest vastutab meil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Riigikantselei roll on siin pool võib-olla laiemalt seda rohepoliitika planeerimist, vaadata, kas ta tervikuna toimib, aga mitte minnes siis sisse energeetika detailidesse. Et mis ma nagu selle rohe vaatest, võib-olla ütlen selle taastuvenergia kiirendamise vaatest, et ma näen, et seal see plaan aina paremaks konkretiseerub ja mis ma näen ka seal on see,
et see ei ole ainult riigi plaan, et väga selgelt on arendajad tulnud praegu nii-öelda kampa, koos mõeldakse, et kuidas me seda paremini disainida ja teha saame, sest eesmärk on kõigil üks. Ja, väga hea, et see eesmärk on paigas ja suur aitäh teil kõikidel tulemast ja nüüd siis tuleb lihtsalt joosta, eks ole, ega siin kõndimisest enam ei piisa. Nii et aitäh Kristi Klaas, aitäh Maarja Vee ja Lauri Ulm. Tegudele. Aitäh.